Tere, Amoonia. Tere, Vahur. Tere, sõbrad. Ühest suust. No ikkagi alustama peaks ikka sellest, kus sul läinud on? Lühidalt, üks lause. Raskelt. Raske. Praegu on raske. Stressirohke, kiire, aga nagu ikka tunneli lõpus paistab valgus, päiksevalgus, Egiptuse päiksevalgus. Et kohe varsti lähen puhkama viimane, kuidas öelda, sünnitusel ka, et tavai viimane press. Nüüd Eesti meistrivõistlused on see viimane press ja siis ma lähen helgematele jahimaadele. Adjö. Ja. Kuidas sul läinud on? Hästi. On jah? Ja. Ei ole raske? Ei ole mitte midagi sellist, mida saaks nimetada raskeks. Eks elus oli ikka siukseid käändeid ja pöördeid on ja. Aga kõik sujub nagu vaikselt omasoodu ja kogu aeg mingid asjad saavad klaarimaks ja mul on 5 aastat ju rahu nüüd seoses relvaloaga, relvatalitsemisega. Said pikendatud? Kõik on pikendatud ja ma panin story ka sellest, et 2 pikendamist järjest on mu kõrval olnud laskja läbi kukkunud ja päris uskumatu nii, et seletame siis teistele, kes ei tea, kuidas see laskekatse on, et lähed kohale 15 meetrit, 3 lasku, millest 2 peavad tabama märklauda. Ja ühe proovilasu saad ka teha, ma tegin proovilasu kohe, kuradi bullseye on ja keskel, väga hea, tunne mõnus. Okei, 3 lasku ära, 2 läks ka täpselt keskele, 3. nagu ikka hakkan kiirustama ja siis seal kohe, kui natukene kätega natuke valesti mängid, alla vasakule, aga keskmisest sektorist õrnalt välja. Igati pidi läbi saanud, on ju. Ja siis tuleb vaatan kõrval mehe seda, siis tulevad instruktoritega kõrval seda ka vaatama. Mitte ühtegi pihta ei lähe. Kuidas nii halvasti? Ja kõik hullem on see, et see maksab nüüd siis 75 eurot. Päris karm, jah. Ja mis ma veel tahaks välja tuua, et ma tahaks meie sõprade ees vabandada, et meil see nädal episood 35 oli Spotify'st maas mõnda aega. Ootan endiselt vastuseid, nii kaua siis paneme ilma introta. Et jah, Spotify leidis, et meil on autoriõiguste rikkumised, aga tegelikult me ei ole midagi rikkunud ja me ei ole varastanud mingit lugu, et täiesti... See muusikapala, mis on intros kasutatud, on siis sealt programmist, millel me maksame igakuiset maksu võetud avalikust library'st, mida võib kasutada oma loomingu jaoks. Ja ma vastasin neile ära, aga vastust nietu. Nii et natukene siuksed ebaausad asjad, aga episood läks tagasi ja tegelikult YouTube'is said kõik kuulata, et ma sain ka ikkagi paar kirja, et kuhu see episood nagu kadus on ja sain ka. Et tuli tagasi ja nüüd võite siis ära kuulata või kes YouTube'ist ei kuulanud, siis saate nüüd uuesti kuulata. Jah, aga tänane episood 36 on nüüd on ja. See oli minu fantaasia, et ma arvan, et kes iganes on kunagi käinud kuskil näiteks pulmas või isegi mingil võib-olla sünnipäeval, siis on mäng, ma ütleks, et inglise keeles kõlab see nagu paremini, et who would rather. Ja siis ma pakkusin Vahurile välja, et kuule, teeks ka seda mängu. Et meil on siin täna siis niimoodi, et meil on küsimused ja me peame hääletama, et kes me arvame, et kumb pigem siis on nagu, kes teeks mingit asja või mina olen siis kirjutanud välja 30 asja. Ei tohi nüüd lugeda? Mina ei tea. Vahur ei tea mitte ühtegi, mis ma siia kirjutasin. Ja siis me hakkame niimoodi hääletama, et kas me arvan, et siis Amoonia või Vahur. Mõlemad saame hääletada. Ja... Kui te lugeda ei näe, siis sinine on Vahur, roosa on Amoonia. Aga me ütleme ilmselt kõva häälega välja ka, et võib-olla osad ei kuula või ei vaata pildiga, et siis me ütleme nii, et me paneme siis sildi ja siis ütleme ka, et ma arvan, et see on Amoonia ja siis põhjendame nagu, miks me nii arvame.
et ma panin 30 tükki, sest ma kartsin, et noh, ma alguses ütlesin, ma teen 50, aga 50 oleks juba natukene overkill. Et 30. Jah, et selles suhtes, et see mängu idee oli nagu hästi, sest et nüüd tulevasest nädalast algab ka meil üks teine mäng. Et selle kohta otsige siis postitust, tulge osalema. Väike loosimäng. Väike loosimäng, anname koostöös Ulaka Kaunitoriga midagi väikest ära. Ja ma arvan, tasub osaleda. Tasub, testitud, kiidetud. Minul on ka see asi täitsa kodus olemas ja testitud ja töötab. It's working. Siis tasub osaleda selles suhtes, noh, isegi kui ei ole proovinud, siis ju võita ja proovida ja siis pärast minna juurde osta on eriti lebo. Ja ma loodan, et selle Ulaka Kaunitori episoodiga me saime nii mõnegi inimese siis poodi ja minna avastama ja võib-olla kui juba keegi on ostnud sealt midagi endale koju ja on testinud ja nüüd mõtleb, et kurat hea ikka, et läksin ja et siis palun, olge lahked, olge lahked. Võite kirjutada, siis me võime siin rääkida, et kurat see asi, kuulsin, et see masin pidi jube hea olema. Ja pealegi väljas on advendikalendrid. Ma ütlen päris ausalt ära, et seal on 2 varianti. Ma ütlesin, et pange mulle mõlemad igaks juhuks kinni. Mis see hind oli? Oi. Sa küsid minu käest siukese asju peast. Noh, tead, siin ei ole tegelikult hinnast. Väga soodne selles suhtes võrreldes sellega, mis seal nagu sees on. Et win-win igal juhul on ja. Tasub minna piiluma. Seal ongi nagu kallim ja odavam variant. Mõlemad on väga siuksed, et okei, kaif. Ja emba kumba siis ma kindlasti postitan, kui ma olen selle soetanud. Nii et jah, kes ei ole veel käinud, siis kindlasti minge astuge poest läbi või tehke enne e-poes võib-olla eeltöö ja vaadake välja, mis teile nagu huvi pakub ja kui te juba poodi lähete, siis kindlasti seal on väga toredad töötajad selle kogu asja taga, et nad kindlasti aitavad seal teid, annavad nõu ja... Peale episoodi ma käisin ja noh, uskumatu on ju. Seal tuleb nagu julgelt nagu minna nagu avatud meelega küsi ja teenindaja tuleb suga kaasa ja lõpuks ongi jäpid seal ja vaatad veel kõiki mingi asju läbi. Selles suhtes on hästi tore. Mitte ei ole lihtsalt kassapidaja, et sa lähed sinna, sa tahad seda piiks ja tõmba Nad on ikkagi nõustajad. Jah. Väga toredad. Ühesõnaga. No aga hakkame sellega pihta. Hakkame pihta. Jah, mis me siin ka ikka seletame. Meil on päris palju neid küsimusi, et sealt läheb ka. Teeme nii, et noh, et väike süga mõttepaus võib ka olla, et noh. Et kiiresti ei pea vastama. Ei no jah, et sa ikkagi mõtle, et miks sa just selle valiku teed, et sa saad ka nagu põhjendada, ja. Aga teeme siis niimoodi, kuna sina küsid küsimuse, siis mina pean ennem ära vastama, siis vastad sina. Okei. Jah, sest kui ma need kirjutasin, siis mul on enam-vähem juba need vastused olemas. Ja siis on nagu see, et siis on nagu võib-olla veits panevam. Okei, olete valmis? Oota. Nüüd on nobedate näppude voor. Tegelikult ei ole see aja peale, me ei tee seda. Peaasi on see, et see, mis sa arvad, et sul on seal taga ka põhjendus. Seda me nagu tahame kõige rohkem saada. Okei. Ütleme siis esimese. Kumb meist pigem satuks meediaskandaali? On ja, ma panin ka. Muidugi. Ja, no mitte tahtlikult, aga ma arvan, et enne satuks mina kuskile meediaskandaali kui sina. Ma arvan, et ma ennem pääseks sellega, et ma päästin kuskilt kraavist mingi koerakutsika. Hüppas pea ees kraavi. Aga ma ei saaks öelda, et ma ka kindlasti mingi halva asjaga sinna satuks, aga ma võib-olla satuks sinna täiesti tahtmatult. Et ma olen jäänud lihtsalt kuskile vahele
kellegi hammaste vahel. Seda küll, ma mõtlesin ise seda sama. Et ma ise ei korraldaks skandaali, aga ma oleks seal nagu, miks ma siin olen muidu? Aga jah, mina arvan ka, et enne oleks Ammonia. Kumb meist pigem saaks YouTube'i staariks? Jah, mina arvan ka, et Ammonia. Ammonia peab saama, jah. Või... Jah, mul on ikkagi see sotsiaalmeedia on nagu teema ja ma olen seda YouTube'i mõelnud ju väga-väga kaua aega, aga ma lihtsalt ei ole seda viitsinud kätte võtta. No me võtsime selle kätte ju. Jah. Ja tegelikult me oleme täna, ütleks, et me oleme mõlemad kohati nagu need YouTube'i väikest viisi staarid on ja. Külastaarid. Kui ütleme, et individuaalselt, siis enne hakkaks ilmselt mina YouTube'iga nagu tegelema. Kumb meist pigem kustutaks oma Instagrami konto? Vahur. Ma olen praegu väga üksmeelselt neid asju hääletan. Sest et ma eelmine aasta 6 aega tegin proovi ja see oli fantastiline. Ja peaks ütlema, et Instagram minu jaoks kui treeneri töövahend ei ütleks, et on nii suur, sest et meilid kaudu või muu kontakti kaudu on tulnud täpselt sama palju kliente. Ma ei tee Instagramis ju endale nagu reklaami ka. Nii et tegelikult ütleks niimoodi, kui ma Instagrami ära kustutaks üldse, ma ei usu, et midagi väga hullu juhtus. Jah, aga mina ei kustutaks. Aga mul on olnud ju korra näiteks olukord, et Instagram tegi mulle väikse time off'i ja ma ei mäleta, kas ma olin 2 päeva, sain bänni Instast. Aga sa mäletad, et mul on üks Instagram ära kustutatud? Jaa, sul on jah. Ma ei tea, kellele ma vahel ette. Jah, aga mina sain õnneks lahti tookord konto, aga ma pidin ka tegema mingid identifitseerima ennast seal, ma ei tea, mis kuradi hoidma mingid koodi enda näo juures ja saatma mingid pilte kuskile nagu sinna kliendi toele. Eks seal alati hea tunne, kui lahti saab. Jaa, tõesti oli. Nii, lähme järgmise juurde. Kumb meist pigem osaleks grupiseksis? Jaa. Vahur. Ma olen väikest viisi osalenud. Sa pead ka ütlema kõva häälega välja, mis sa ütled. Vahur. Sest et Vahur on juba väikest viisi osalenud. Jah, mina arvan ka, et pigem oleks see nagu Vahur. Jah, ma olen see rikutud. Jah, ja mina olen see inglike. Aga inimesed arvavad kogu aeg vastu. Ei, kusjuures ma arvan, et ma olen viimasel ajal ikkagi üritanud jätta nagu muljet, et ma olen see inglike. Et isegi kui ma võib-olla vahest ei ole, siis las inimesed mõtlevad, et ma olen. No jaa, paljudes mütoloogiates olid ka inglid mustade tiibadega. Ma olengi see must ingel, jah. Et jah, ma proovin täna oma nagu hinge puhtaks pesta ja hoida seda puhtana. Selle vanaaegse, selle pruunivärvi pesuseebiga. Jah, küürin. Ei, me kõik üritame mingist vanusest, kui sa mingisuguse selguse saad, siis hakkab see pihta, et sul ei ole vaja enda upitamiseks või kellelegi midagi halba teha, vaid pigem nagu tahadki nagu see headuse värk. Ma ei tea, või saavutad mingisuguse eluetapi. Võtame järgmise või? Kumb meist pigem komplimenteeriks tänaval võõrast? Ma panin ennast. Vahur. Sest et ma olen seda lugu vist rääkinud. Jah, me oleme seda kuulnud, jah. Et ma kõvasti võtsin aega, et ühele... No ongi, aga ma nagu mõtlengi, et sa võtsid kõvasti aega, aga kui mul tuleb mõte ja ma tahan öelda inimesele, siis ma ütlen kohe, et ma ei pea selleks nagu koguma ennast ja aga jah. Aga mingitele teenindajatele, nendele ma olen pigem see, kes ütleb ilusti ja räägib nagu viisakalt, isegi kui ta on natukene nagu pinges. Ühesõnaga ma ütleks, et mõlemad on siinkohal tegelikult õiged, et me mõlemad oleme sellised, kes võivad minna ja öelda võõrale midagi head. Ja see on sidaks hea tunne. No kõvasti parem kui see, nagu see halvasti ütlemine. Ja ma arvan, et meil on mõlemal see tulnud võib-olla sellest ka veits sisse, et me oleme käinud nii palju USA-s ja me oleme näinud seda ühiskonda, kus
julgelt öeldaksegi vaata võõrastele inimestele ja ma kindlasti olen sealt saanud seda mentaliteeti ka kaasa, me mõlemad oleme. Et me jah, kuidagi ei pelga, et kui sa tõesti näed midagi, mis sulle meeldib või inimesel on midagi silma paistnud, midagi kaunist, siis pole probleem öelda. Jah. Mul ikkagi jääb elu lõpuni meelde see Vegases, kus härra tuleb oma naisega üle tänava põhimõtteliselt, tuleb, vaatab, mis tuleb mu poole, mis toimub ja siis tuleb lihtsalt ütleb looking sharp man. Jah, seal on see jumala nagu tavaline vaata, et sulle tullakse lihtsalt. Sa oledki nagu väike laps särad seal keset tänavat. Sest Eestis on see väga haruldane, kui keegi niimoodi. Ja kui ma lõpuks selle julgus kokku võtsin, auto kinni peatasin, tänaval läksin, ütlesin ühele noormehele, et tere, sa oled jumala vägev, et näen sind kogu aeg siin. Siis tal ikkagi ka alguses oli nagu niimoodi. Tõmbas kaameks alguses ütles, oli nagu niimoodi. Ja siis kui ma ütlesin selle välja, siis kui ta ära registreeris selle, siis oli nagu, what the fuck, jumala tuus nagu. Ja. Nii. Järka. Kumb meist pigem läheb surres taevasse? Vahur. Ma olin Ammonia. Sest et ma arvan, ma põhjendan ära. No, põhjenda. Ma olen ikkagi natuke rohkem kirikus käinud. Ja, aga kas see omab tähtsust? Tegelikult ei oma tähtsust. Eks ma arvan, et meil on mõlemal teekond sinna valla. Uksed kinni ei lööda. Et Peetrusega saame võrdselt hästi läbi. Peetrus on see, kes siis laseb seal päravast sisse. Ma arvan. Aga ma millegi... Aga tuuakse vaata võrdlus see, et kirikus on niimoodi, noorena mingi veitse käidud ja nüüd nagu täiskasvanuna ma olen ka nagu üritanud leida endale seda kohta, kus nagu käia. Ma ei ole nagu päris õiget kohta leidnud, kus ma tunneks ennast 100% hästi, et okei, siin ma tahaks nüüd aeg-ajalt käia. Enda nagu kuulates ülistavat juttu ja siis tänu sellele enda peale mõelda. Kirikus käimine ongi see, et sa ei pea seal ju minema ja fulli kaasa minema, minne sinna istu maha, rahune maha, kuule seda juttu ja mõtle enda elu peale. Minu analüüs toimus nagu seda läbi, et kaalukaus, kes on rohkem nagu nii-öelda halba teinud elus. Ja noh, vaatas, need on ka sellised asjad, mis ju loevad, on ja. Et ma arvan, et kui sa oled piisavalt palju halba siin elus teinud, siis sa ei saa seda piletit sinna taevasse ikkagi osta, vaata. Aga vaata, taevariigiga on see, et kõik väärivad andestust ja teist võimalust. Jah, nõus. Nii et ma ikkagi loodame, et me mõlemad saame taevasse. Jah. Veits tuleb sulli kaasa võtta võib-olla. Ja, veits tuleb seda altkäemaksu seal pakkuda. Nii, järgmine. Kumb meist pigem saab lapse esimesena? Jaa, ma panin ka Vahur. Jaa, vahest ikkagi on päevi tõesti, kui tuleb mõte, et oleks aeg. Jaa, eriti vaatad, Timmo jookseb juba seal käruga. Siis on nagu... Aga jah, mina arvan ka, et enne teeb Vahur selle asja ära. Ja mul on jumala hea meel, sest mida kauem ma sellega venitada saan, seda parem on. Ja õnneks mul ei ole nagu mingit pinget peal ka vaata kuskilt poolt, et keegi ei ole mingi millal. Pole nagu normaalset meestki võtta, kellega teha mingit lapsi siin. Vaata, kõik saavadki ühiskonnas võib-olla juba aru, et nagu pole normaalset meest võtta. Kuidas me survestame teda? Aga eile oli näljakas, ma saatsin sinna meie gruppi ka selle noored, need poisid, vaata mingid 6-aastased bodybuilderid on ja siis ma saatsin selle sõbrale ka nagu eraldi ja siis küsis mult, et noh, teeme siis poja või? Et jah, et kindlalt teeme, sul juba üks on, et ärme siin nagu hakka, aga ei tea jah. Aga ma arvan, ma tahaks küll poega saada. Kui ma peaks lapse. See on see, et is it the boy or abortion? Mul nagu otseselt vahet üles, kui ma vaatan näiteks hästi palju riilsi tuleb ette, kus näiteks mingid väiksed tüdrukud ratsutavad suurte hobustega. Jumala tuus on vaadata ja jumala prood panevad või siis nagu ujuvad või mingid, ükskõik tüdruk poisse on. Lihtsalt oleks ka niimoodi, et tahaks ka
suunata, aga ma siiamaani arvan, et kui ma saan lapse ja hakkan teda kasvatama nii, nagu mina tahan kasvatada, siis lastekaitse paneb mind vangi. Ei tea. Tahaks võrdlemisi olla nagu pakkuda piisavalt palju lähedust, armastust, aga mitte seda materiaalset poolt, et inimene kasvaks nagu. Nojah, et sa rahaga ei hellitad ära ja ei osta talle kõike, mida ta nagu näeb telekast. Me kasvasime ikkagi võrdlemisi sellel ajal, kus ei olnud nii palju igasugust pudi-padi, mis ongi, tekitabki seda keskendumis ja neid häireid, sest et noh, nendega saab toime tulla, aga lihtsam oleks elada sükses nagu lapsel sükses lihtsas elus. Kindlasti võiks ikkagi natuke linnast väljas elada. Laps peab saama metsas käia. Ja kas sa nägid, et nüüd Raasikul oli mingi 3. juhtum, kus alaealised peksid inimese surnuks? Mida helli? Jah. See ei ole ju normaalne. Mis teil seal Raasikul toimub? Kui meil on mingid kuulajad Raasikult, siis palun kommenteerige, et kuidas seal nagu lapsi kasvatatakse, et sul on okei minna alaealisena ja peksta inimene surnuks. Vaata, see ongi sellepärast, et sotsiaalmeedias on jumala palju nagu vägivalda. Keelatakse ära eraldi mõtlejad, võib-olla mingil määral, mida võiks tegelikult rohkem olla, kõik võiksidki tegelikult nagu välja öelda, mida nad tahavad. Aga seda vägivalda on päris palju. Noh, nagu võime toomegi siia selle Twitteri näite, kus omal ajal valitsus keelas ära siis Donald Trumpi, Kanye Westi, kes seal veel oli keelatud, kurat keegi veel, kes lihtsalt mingi suva oma arvamusega, aga Al-Qaeda, ISIS, siuksed asjad olid, kes postitasid peade maha lõikamist ja värk, et nagu ja seda viha umbes, et üks pool ja teine pool ja sa pead teist poolt vihkama alati. Täpselt see, mida meie ka siin üritame nüüd, et lähed suhteliselt laiali, et siis pead teine teist vihkama, et ainult nii saad eluga edasi minna. Ei pea vihkama. Ei ole nii, jah. Kui on arvamused, on erinevad, sa ei pea vihkama teineteist. Okei, las olla nii, savi. Mina arvan nii, sina arvad nii, sa võid mulle öelda, mis... Okei, lähme edasi. Lähme edasi. Kumb meist pigem satub üle söömisest haiglasse? Vahur. Jaa. Seda on korra juhtunud. Seda on korra juhtunud. Ma olen ennast paksuks söönud. Mulle meeldib süüa. Selle söögi piiramine on raskem kui kõikidest muudest sõltuvustest lahti saamine. Ma tean, et see on raske. See on tehtav. Ja kurat, ma ei tea. Mulle meeldib see jõululaupäeva tunne. Täna, kus ma ägisen lihtsalt. Ja siis soolestik on nii umbes pärast. Soolestik on umbes pärast ongi, noh. Eks sul on väike seede probleem ka, et sul ei käi nagu kõige paremini see süsteem läbi. Et jah. Mul on tihti jah seda. Praegu Interargiga nüüd see viimased kuu on ülipueno. Ma olen saanud endal paika, ma olen saanud Ensol paika. Kui kellelgi on koeral, ma ei tea, miks ma varem ei läinud, et ma olen toortoidu peal, Bruksi toortoit, täis sööt, seedimine, jumala pueno ja ülilihtne ka poest ostad, ainult paned varem sulama, viskad ette ja mingit probla pole. Jumal okei, nii et minge Bruksi ostma oma lemmikutele, soovitan. Nii, no selle vastust ma ilmselgelt juba, ma tean, et me mõlemad hääletame ühe sõnaliselt. Kumb meist pigem reisib võõrasse riiki kohtingule? Ammonia. Kuigi ma olen ka seda teinud, aga Ammonia on seda rohkem teinud ja ilmselgelt teeb veel. Muidugi. Sa oled, et ma õpin oma vigadest. Albaania ja Nitsa kogemus. Ei, Albaania oli ju hea kogemus. Nitsa läks natukene... Jah, seda on veel olnud tegelikult eelnevalt. Ma olen veel käinud niimoodi. Et say less, let's go. Ja ma ei tea, see on ikkagi see koht, kus ma ütlen, et elu on elamiseks ja isegi iga nagu võib-olla selline mitte kõige parem kogemus annab sulle hea loo, mida rääkida. Jaa,
inimestel läks väga peale see etapp. Muidugi. Side note, ma olen 200 eurot tagasi saanud raha, 800 on veel tulemata, aga noh, arvestades, et kõik ütlesid, et ma ei saa seda raha ja aga ma olen 2 korda 100 eurot kandnud ja ootame siis 800 veel. No mis, sott on suur raha. No tegelikult ei ole, aga abiks ikka. Ei no täiega abiks. Ja, aga ma arvan, et ta kannab mulle kõik ära. Lihtsalt see asi võtab aega. Lõpuks aga nii kaua kui tal on seda kandmisaega, nii kaua sa vastata kirjadele ka vaata. Nii kui see pott saab täis, ega siis on ju kohe. Kui see pott saab täis, siis ma ei ole muidu väga see inimene, kes blokeeriks kedagi, aga selle venna ma blokeerin küll ära. Praegu ma olen pannud niimoodi, et ta ei näe mu storiesi. Ta näeb, et ma teda jälgin, ta näeb mu kontot, aga ma olen oma storyt pannud tema eest varjatuks. Sest ma ei taha, ta ei pea teadma, mida ma teen. See elus elad. Jah. Aga võib-olla tal on mingisugune teine konto, millega ta vaatab. Ma ei tea. No ühesõnaga minu see üks võib-olla toxic trait on see, et kui keegi mulle Instagramis närvidele käib või kirjutab mulle midagi, mis mulle ei meeldi, siis ma panen see hide my stories tema eest. Mul on see listis mingi 100+ inimest, kes ei näe mu stories. Nii et ei tasu möliseda, on see koht. Nii, lähme edasi. Lähme. Kumb meist pigem peeretab avalikus kohas? Vahur. Ja, on tulnud ette. Parem silmis häbi kui kõhus valu. Parem hais õhus kui valu kõhus. Jah. Ja kui sa oled ikkagi ühes maailma imes oma peeru kajama löönud, see on ikka uhke tunne. Grand Canyonist vist nimetavad. See oli päris nice. Ma arvan, et see oli üks mu lemmikpeere. See kõlas ikka nagu nii fantastiline, et see oli nagu meloodiline lausa. Jah. Kas lähme edasi? Kumb meist pigem paneb kättemaksuks kellegi auto põlema? Ma arvan, et Vahur. Ütle ka, sa pead jah? Jah, Vahur. Vahur, kindlalt Vahur. Saad põhjendada ka või? Mina põhjendaks niimoodi, et minul on võib-olla rohkem mingites olukordades nagu common sense, et ma mõtlen tagajärgedele, et nii, kui ma nüüd väga vihasena panen kellegi auto põlema, siis see võib pärast lihtsalt minu jaoks lõppeda väga halvasti, aga Vahur ei mõtle vahest, ta lihtsalt teeb mingit asja ja siis on mingi nüüd on nagu tagajärg või, kuna selle peale ma ei mõtke. Ja siis on vaja helistada juristidele, et kes nüüd ära klantiks. Ja seda on tulnud ette, kuigi see tõenäosus iga päevaga aina väheneb. Ma tunnen aina rohkem grounded, mul emotsioonid ei käi niimoodi ja seda on nagu ma mingi teisi mehi näen, siis ma nagu, see ongi see, et kui sa oled ise keegi kunagi olnud ja siis sa oled sellest toxic trade'ist välja kasvanud, siis sa näed neid inimesi nii hästi ära, mõtled, et türa ma olin täpselt samasugune kunagi. Et jah, on lollusi tehtud, aga läheb paremaks, et see ongi see sama see sinna taevasse pääsemise teekonna osa. Jah. Nii, kumb meist pigem kandideerib poliitikas? Vahur. Jah, vaikselt on mõtteid käinud. Vahuris saaks hea poliitik, ta viitsib jaurata, vaata mingi on, jah. Ma olen see conspiracy vend ka, vaata, see poliitika ongi üks suur conspiracy selles suhtes nagu vaatad nagu, et mis asja nagu. Aga meil olid just valimised ja ei ole mingit saladust, mina valisin nagu kõige värskemaid parempoolseid ja neil läks tegelikult päris hästi. Nii et nemad on üks tuleviku pool, kuhu vaadata ja kogu Euroopa läheb rohkem parempoolse poole. Et see on see, kus sina siis osaleksid, kandideeriksid? Jah. Ühesõnaga hoiame siis pöidlaid, et Vahur jõuaks siis poliitikasse ühel päeval. Isamaa on ka parempoolne, aga Isamaas on lihtsalt liiga palju neid vanasid peere, et neid tuleks minema saata. Mina arvan, et poliitikas peaks samamoodi olema, et kui sa oled 4 aastat võimul olnud, siis järgmised 4 aastat sa ei saa olla. Tulevad teised oma ideedega, proovivad, ei saa hakkama,
siis sul oli 4 aastat aega. Mitte niimoodi, et sa oled ja iga kord teed oma lubadustest 2% midagi võib-olla ära ja ülejäänud 98 vastupidi siis. Jah. Järgmine. Next one, let's go. Kumb meist pigem annab oma viimase raha lähedasele hädas? Jah, Vahur. Kindlasti Vahur. Mina olen veits juut nagu. sa oled veits juut, jah. Mul oli, see jälle tekitas jumala hea tunde. Ma mõtlesin, ma kunagi ei räägi sellest, sest pole mõtet rääkida. Läksin tankima üks päev Nestesse. Nägin taustal see tara vend seal nagu nillis, ja ma nägin, et maas oli 2 purki. Siis ma teadsin, et mul on kilekotti täis purke autost, aga võtsin selle enda kilekoti täie, võtsin need purgid ka panin sisse. Vend sai juba aru, tuli nagu, tal oli rõõmus. Ta oli rõõmus, ma andsin selle koti talle ja soovisin talle head ilusat päeva. Ja kõrval olnud naine ka vaatas naeratas selle peale ja see tekitas nagu sitaks hea tunde. See koti täis oli mõni eurot väärt, ma ei viitsi ühe. Mul viimasel ajal ei teki väga palju taarat, aga üks tavaline poe kilekoti täis. Tema läheb viib need ära, need jõuavad õigesse kohta, tema saab selle raha kätte ja tõra nagu, Ja mina olen õnnelik, tema on õnnelik. Üks samm taevasse lähemal. Jah, ja eks kui vaja on, siis ma olen ikka inimestele andnud ka ju. Jah, sina oled meil see siuka õilis nagu venden ja samamoodi kui ma olin seal Nitsas, siis mul oli mingisugune raha arve peal, aga mul ei olnud mingi meeletu summa seal kaasas, onja. Ja ma tean, et ma küsisin sult, et kuule, kui mul on jama majas, kas sa saad mulle kanda? Ja siis sa ütlesid, et sul on arve peal mingi 250 midagi, sul seal firma arvel oli vist, onja. Ja siis sa olid mingi, ma võin sulle ära kanda. Et jah, selline vend on Vahur. Jah, kahjuks. Ma ei tea, kas see on nagu hea omadus või halb omadus, aga jah, ma annaks püksid oma jalast ära. Sest et mul on see teadmine, et küll ma ise, sest ma olen nii paljudest asjadest ise välja tulnud ja hakkama saanud, küll ma saan ka. Tema võib-olla praegu ei saa, temal on vaja, aga mina saan. Küll ma saan oma selle riisi ja kana ostetud. Jah. Mina olen võib-olla rohkem nagu selfish raha teemadel, sest ma ise nagu tean, et kas see raha tegelikult ei tule kergelt ja kõigil on seda vaja ja... No jaa, aga tänu sellele on sul nagu stabiilsus, mida mul ei ole. Jah. Mul käib niimoodi need raha asjad. Jah. Uksest sisse, uksest välja, katusaknast välja, keldrisse. Ja ma loodan, et ühel päeval sa ka leiad nagu selle stabiilsuse ikkagi ülesse. No vaatame. Ühesõnaga jah, Vahur on meil väga hea hingega inimene, õilis. Võtame järgmise küsimuse. Kumb meist pigem osaleks pornofilmis? Ütle. Vahur. On näha ilusti. Eks neid videosid ole siin omal ajal natuke tehtud ka. Aga... No jah, aga kui sa tead, et see läheb avalikult ülesse. So what? No võt, minu ei oleks so what. Et mina ei tahaks. Aga sina oleks ilmselt pohhui. Jah. Pole häbeneda, kuradi ma paksuna tantsisin alasti terve baari ees, kõik on näinud. Ühesõnaga, kui Vahur see pornostaari, siis kõik kodutud löövad käsi kokku, sest hakkab raha teile räigelt viskama. Jah. Mul on vähemalt oma toetajaskond. Okei, pikalt ei peatu, siis selle juures vastus on selge, ilmselge. Meil on suht ikkagi vähe nagu neid, kus me oleme üksteisest mööda pand. Eriarvamusi. Jah, enamus on meil praegu tegelikult läinud täppi. Et okei, nii. Kumb meist pigem kannatab kauem ilma seksi ja enese rahuldamiseta? Kannatab kauem, jah. Amoonia. Ei ole nii nagu fokusseeritud sellele seksivärgile. Et ma võin jumala lõdvalt, eks need hormoonid ka seal prepi ajal lõpuks on nagu see, et viitsi mõeldigi nagu. Pole aega, pole energiat, pole... Kui sa oled nälgas,
siis su esimene asi on see, et ma tahan süüa saada. jah, mitte see, et ma Aga ja see võtab energiat veel rohkem ju ära ja siis mul on veel suurem nälg, sest ma olen jälle nagu andnud. Aga ju ta tegelikult annab ka. No jaa, see on aga siuke kahe. Ütleme, et mul võib olla siukseid faase, kus ma nädal-kaks absoluutselt ei mõtle ka selle peale, et mingeid asju nagu võiks ajada või teha. Ja ma arvan, et naised, kes on dieedil, need täiesti saavad relate ida. No vaata, aga mina tegin selle eksperimendi kunagi ära. Ma olin aasta aega. No ja ilma enese rahuldamiseta ka või? No vot. Sellest ei. Ma mõtlengi, et mõlemast nagu. Ei, jah, selles ma ei saa. See on praktiliselt võimatu. see on duši all kas 24 tundigi üldse tuleks ära või? Tuleb ikka. No seegi hea. Et praegu on ka ju ma ikkagi põhimõtteliselt 5 päeval nädalast ja päris tugeva jooksutrenni ja siis nagu vist ei jaksa. Ja kuna aega on nii vähe, siis nagu seal duši all käimine käib ka nii kiiresti, mul läheb ikka aega sellega, et võtta see aeg. Jah, lähme edasi. No see on küsimus tegelikult, millele ma panin selle siia, sest et ChatGPT pakkus selle välja, aga kumb meist pigem teeks intiimneedi? Ammoonia. See on juba nii palju tehtud. See on juba tehtud ja korduvalt, et ma arvan, et Vahur ei oleks see vend, kes enda noksist oleks nõus kuradi konüüli läbi lükkama. Aga mina olen jah, mulle nagu meeldivad siuksed, ma olen südames ikka natukene see emokiid ka, et heavy metal, noh. Heavy metal käisin sital. Jah. Mul ei meeldi ennast kuskilt augustada, sest neid auke on mul elu vältel tulnud sisse igasuguseid ja auke ja rebenemisi. Nii et mul nendest traageldamistest piisab. Jah, vot mina olen jah, need mulle meeldivad. Näkku ma ei tahaks nagu teha, aga igale poole mujale teeme ära, noh. Andke vidda. Jah. Kumb meist pigem maksaks seksi eest? Vahur. 100%. Ja see on kohe nagu tuleb see ka, et mina olen naine ja sina oled mees. Et paraku ma arvan, et see on protsentuaalselt ikkagi väga suurem tõenäosus, et mees maksab seksi eest kui see, et naine maksab seksi eest. Jah. Et ja see on ikkagi ka kõik nagu selgitavad, et naistel on ju nii lihtne kirjuta lihtsalt kellegile mingi, mis teed täna ja juba on olemas. Eelmisest episoodist tuli välja ka, et no mida sa kirjutad, kui sa võid ju kirjutada, aga kui sa saad sealt nagu ongi tellid Karmini kella, aga tuleb see demo kell ja kuradi sa ei võtta pilti ettegi ja sekundid jooksevad kuradi tagurpidi. Seda küll. Et aga no ma selles suhtes naistel võiks ka ikkagi olla kvaliteetne teenus olemas. Aga ma mõtlengi samas praegu seda, et kui naine võtab teenuse, maksab selle eest, huvitav, kas ta siis, kas need mehed, kes siis pakuvad seda teenust, nad on siis nagu 10-10-st või? Ma tahaks loota. Kuule, me võime pärast teha tegelikult eksperimendi. Mingi eksperimendi võiks teha. Ma võin olla see eksperimendis osaleja. Vaadata, kuidas turg on. Ja anda. Ja tegelikult siis ma saan ka öelda, et ma olen ka maksnud seksi eest. Kui me selle ära teeme. See ei ole mingi halb asi. Jah, no siis peab vaatama, mis see turu seis on nagu. Sa pead mulle need lehti tutvustama. Kellele ma kunagi saatsin? Meil oli ühist. Naisele? Jah, meil oli ühist chati panin. Mingid mehi, et tahina. Okei, no räägime seda pärast poole. Okei. Kumb meist pigem hakkaks stand-up koomikuks? Vahur. Kindlalt Vahur. Mõni päev mul tuleb päris head huumorit, aga mõni päev ma tahan olla kogu aeg vait lihtsalt. Aga jah, tegelikult Vahurist saaks, sest et ta on vana humorist ja ma arvan, et sa oskad inimesi naerma ajada küll.
ja ma olen ikkagi USA stand-up'i ju jälginud juba 10+ aastat. Ja sest sa vahepeal nii hälvik ka lihtsalt, et see on juba naljakas, et sa nagu ükspäev ma saatsin selle video, vaata, kus olime Hispaanias, sõid seda Pepsit. Pepsi mind halvaks näinud, sest mis asja sa tegid seal sellist haigeena. Et jah, sul nagu tuleb kuskilt, ma ei tea, kus sa neid välja tõmbad neid. Ma ei tea. Aga eks peab olema ka piisavalt enesekindlust on ja selle koomikutel, et sa ei karda ennast justkui lolliks teha, et sa saadki aru, et see ongi nali on ja ei karda, et keegi mõtleb, et tere on tõesti taun on ja. Õige enesekindlus ongi see, kus sa julged ennast lolliks teha, jah. Jah, see on sul nagu olemas. See, kui sa käid nööri mööda, ma olen see, siis see tegelikult on mingil määral näitab just ebakindlust. Oled seal oma raamides ja fuck, ma olen see, et see on väga lihtne kokku kukkuma, aga kui sa oled valmis ennast lolliks tegema ja panema ennast nagu erinevates olukordadesse, siis see on nagu chill. Ma juba siis, kui ma ikkagi pidutseja olin, siis ma ikkagi viskasin ka normaalset huumorit. Mul see faasid, vaata. Huumor, vägivald. Ja huumor, siis sõidab katus ära ja siis kuradi keegi merisena kuskil nurgas. Ja. Vabandust kõigi ees. Nii. Kumb meist pigem koliks Eestist ära? Amoonia, kindlalt. Ja. Ma olin varem nagu full on patrioot, aga kes teavad mind juba sellest ajast saati, kui ma 2010 karsklaseks hakkasin, siis ma rääkisin, et ma mingi hetk olin Ameerikasse. Isegi ennem seda, kui mu õde sinna kolis. Ja ma tahaks, aga samas mulle meeldib ka siin, kui meil oleks nagu nii nagu ilus suvi, ilus talv, ilus kevad, nagu mitte, nad on vaata nii kokku sulanud viimaste aastatega, need aastaajad. Oleks nagu niimoodi, et nagu sa saad kõike, siis mulle tegelikult meeldib. Ja ajalugu on näidanud, et tugevad inimesed tulevadki muutliku kliimaga vöönditest. Viikingid ja muud sõdalased. Me olemegi väga viikingid tegelikult kohati. Mingil määral küll. Ja. Aga rohkem orjad kui viikingid, aga jah. Nojah, mina arvan ka, et mina pigem oleks see vend, kes siit jehad tõmbaks. Plaanis on ju olnud ja olen... Aga ikka mingisugune kuskil taustal on väike hirm on ja. Ja, aga elu mängib sulle niimoodi. Ja elu ikka hoiab mind siin veel. Jah, see on mingi universum. Aga see on aja küsimus. No vaatame. Ja, selles suhtes, et ma kõrvalt ega sa väga kaugeks ei jää nagu nii. Ja, ma ikka Eestist tahaks käia ikka on ja pere ja kõik on ju siin ja sõbrad ja et nii on, kas või mingiks ajaks ma tahaks nagu minna nii, et ma saan isegi mingi aasta või pool aastat elaks reaalselt, võtadki endale mingi korteri, ma ei tea, kas ma tööd tahaks teha, midagi ikka tahaks teha on ja sporti tahaks teha, Vot üks asi ongi see, et tahaks elada kuskil kohas, kus saaks nagu aastaringselt sporti teha õues. Ja, mina ka. Sellepärast mulle meeldib nagu see Californiaga, kus et me oleme südatalvedel käinud, siis see on nagu siuke tüüpiks Eesti suvi on seal nagu. Hommik on mõnus karge, mis ongi siuke ideaalne niimoodi, et sa lähed hommikul jooksma, et ei ole palav, ei ole lämbe, siuke mõnus karge ja aga samas soe, puhas. Ei ole seda on vähe ju. See oleks nagu chill. Võtame järgmise. Ja. Kumb meist pigem planeeriks reisi iga detailini? Amoonia. Ja mulle nagu meeldib teha, aga samas ma jätan alati ruumi vaiksele spontaansusele, aga mulle meeldib jah asjad läbi mõelda, panna mingid kindlad mingid paika on ja sinna tahan, enam-vähem timeline on ja, aga mitte see, et mul on hommikust õhtuni mingi, nii, see kell me lähme sinna, siis 3 tundi hiljem me lähme seal, et niimoodi ma päris ei tee neid asju. Aga jah, et mul on enam-vähem siuke visuaal on nagu ees. No mina olen veel lõdvem, vaata. Ja. Sinna, sa isegi mõtle järgmise mingi toidukorra peale, et see hommikul ei mõtle, mida sa sööd terve päeva. Ma olen see toiduga vaata ka hull planeerija. Et kui ma ikkagi
olen reisil, siis mul peab alati nagu see toiduvärk olema väga läbimõeldud. Aga sul on suht savi alles, et söön, siis söön, ei söö, siis ei söö, on ju. Kannatan seda, mulle meeldib see mul täiskõhutunne, aga mul ei ole ka häda vaata olla tühja kõhuga. Et ma ei lähe nagu väga, ei hakka jonnima. Ei, mulle meeldib reisidel niimoodi, kus ongi nagu üldine struktuur on paigas. Ala, me lähme sel kuupäeval sinna, selle kuupäevani seal, seal. Okei, seal võime vaadata umbes on mingi 3-4 asja. Okei, kui ma midagi sealt ära näen, siis on juba fine. Jah, et majutused on pandud nagu paika, on ju, süka. Nii nagu me eelmine aasta USA trip oli nagu. Jah. Ja Itaalias ka, kui me võistlemas käisime, mul oli tegelikult väga hästi läbi mõeldud ju. Võistlesime ära, siis läksime ju, trippisime edasi, bla, bla, kõik oli väga fine, on ju. Mõtle, oligi USA oli täpselt 2 aasta tagasi. Jah. Aasta tagasi me praegu veel ikka veel olime USA-s või? Ja memorid tuleb minu arust küll. Praegu Hawaii'l. Olime Hawaii'l, jah. Hoopis teine asi on nüüd vaadata laivis neid võistlusi, kui sa oled isegi mitte võistlemas käinud, aga koha peal vaatad, tere, see on täpselt see nurk, see on see mägi, perse, see on see, kus kõik kuradi ära surid. Ja üldse vaatadki seda finišit ja see puu, mis on seal ristmikus, vaata see põhitänam, mis sealt tuleb. See, kus see Coco Jumbo meid kastis vedas. Jaa. Nii, võtame järgmise. Kumb meist pigem jääks lennust maha? Mina või? Jaa. Ma panin sinu. No, me oleme koos ühe korra jäänud lennust maha. Jaa, aga miks sa ütled mina? Sellepärast, et tihti peale. Kurat... Ma pole üksi kunagi lennust maha jäänud. Jaa, aga kui meil on ümberistumised olnud või mingi lennukis maha, siis minul on alati esimese asja on see, teeme kohe kindlaks, kus meie värav on. Sul on nagu see, ei, ma tahan pissile minna, mul on vaja vett heita. Ei no jaa, aga kui ma tean, et mul ei ole mingi alla tunni, kui ma tean, et reaalselt mul on kiire, siis ma lähen nagu kohe väravasse. Aga kui mul on mingi 2 tundi aega lennuni, siis ega boarding nii pool tundi enne väljumist ei alga ju, mida ma jooksen sinna. No jah, mina tahan kohe joosta. Ma tahan kohe peal ära joosta ja siis mul on rahumajas, siis ma saan mingi. No jah, aga kui ma olen juba lennu peal olnud mingi 2 tundi ja kinni hoidnud sellest mingi tund aega. Mul on väga väike põis. Aga mina tea, kui mul on ikkagi lennud, ma pole mitte kunagi üksinda jäänud lennust maha. Ma olen alati... No see, kui me jäime, see ei olnud absoluutselt... Ei olnud sinu süü ka. Sest et see lugu oligi niimoodi, et meil oli juba ennem Hispaaniasse minekut oli ka tagasi sõidu, see oli minu planeeritud reis kusjuures. Mul oli takso hotellist lennujaama, mis oli tunniajane sõit, aga selle takso sõiduks oli 2,5 tundi planeeritud, mis läks tund aega üle veel. Põhimõtteliselt. Ja tegelikult see oli... See takso oli plek. Sõit oleks olnud 50 minutit, mis lõpuks oli jah, mingi peaaegu 3 tundi on ju. Jäi paha, aga... Jah. Aga takso tunnistas viga, maksis selle takso raha tagasi ja siis kindlustus maksis kõik muud asjad. Ma olen ühe korra jäänud, mul teeb praegu meelde veel ühe korra lennust maha Maarja Sandraga koos, aga see ei olnud meie süü. See oli niimoodi, et me Tallinnast Lufthansaga väljus lennujaamas, me istusime lennukis 2 tundi, aga lennuk ei sõitnud välja. Ja siis, kui me jõudsime, ma ei mäleta, kas see oli Münchenisse, siis me jõudsime väravasse, kedagi ei olnud, aga lennuk oli veel ees, aga mitte keegi ei tulnud ka ja me ei olnud ainukesed, need inimesed oli veel, aga me saime kohe sõnumi, et noh, su lennu seda on muudetud ja mingi 3-4 tundi pidime passima sealt, siis saime järgmise lennu peale. Aga jah, tookord me pidime 8 või 9 tundi. Aga me pidime ise ostma uued lennud, sest see oli nagu meie süül ikkagi. No jaa, aga pärast sai tagasi. Jah. Aga... No ma ütlengi, et ongi just eriti minu arust Frankfurt ja München ongi sellised lennujaamad, need on sitaks suured. Seal joosta nende või Londonis, kui sa pead vahetama, sõitma rongiga neid terminale. Seal on mul alati niimoodi, et nagu nii kui ma maha tulen lennuki pealt, mul juba taga ots käib niimoodi, et tahaks käppelt jõuda. Okei, no ühesõnaga mina arvan jah, et enne jääks vahur maha, aga mina arvan, et amoonia. Okei. Sest ta läheb kusale lihtsalt. No
see on täpselt Või see, et kusele ma või ju lõhna teen oma peale, noh. analüüsid. Kas mul on kiire? Ei ole. Take it easy. Kui mul on kiire, ma jooksen siukse pasaga, et ma päriselt nagu jooksen. Aga jah, ma ei jookse asjatult. Kui sa näed, et miks sa jooksed bussikasse, kui buss on kuradi, ei ole veel eemal, ei paistagi. No jah, las ta olla. Okei, mida iganes. Kumb meist pigem hoiab saladust? Mina oleks pannud ennast. Ühesõnaga, mis siin ikka, mõlemad hoiame saladust? Mõlemad hoiame saladusi. Mina panin siis vahur ja ammoonia pani ammoonia ja eks me oleme võrdlemisi hoidnud saladusi ja midagi on välja ka tulnud ja see on nagu siuke normaalne. Aga ma arvan ka, et me oleme pigem mõlemad suht diskreetsed. Võib-olla lihtsalt see, et me võime võib-olla oma vahel arutada kellegi mingid saladusi, aga me ei tee kellegile sellega haiget ja me teame, et need ei jõua ka nagu kaugemale kui meie vahelt, on ju. Et tegelikult meid saab usaldada. Me mõlemad oleme usaldusväärsed inimesed ja nii ongi. Et me mõlemad tegelikult oskame hoida saladusi. Ma siia kohal peaks ütlema, oi, kus ma tean saladusi. Aga okei, lähme edasi. Kumb meist pigem esimesena vabandab? Kindlalt mina vahur. Ma paneks ka vahuri. Jah, ma olen võib-olla natuke liiga jäärapäine, aga kui ma ikkagi tean, et ma tegin halvasti, siis ma lõpuks ikka vabandan ka. Aga mitte kohe, lõpuks. Aga see on ka aastatega natukene muutunud. Et ma olen ka kindlasti läinud leplikumaks või noh, kui ma ikkagi teen vea, siis ma tunnistan, et ma tegin vea. Et mul ei pea olema alati see, et ma tegin vea, ma tean, ma tegin valesti, aga ma ootan natukene. Jah, ei, no kunagi kindlasti oli hullem, kui ma olin noorem. Ikkagi ärgem unustagem fakti, et ma olen sinust väga palju noorem ja mul oli õigus olla rohkem selline jäärapäine. Ei ole väga palju. No ikkagi peaaegu 7 aastat. Noh, 7 aastat on köömes ju. Tegelikult ei ole nii köömes. Noh, jah. Oleks mul 7 aastat rohkem elukogemust, siis ma vabandaks ka võib-olla sama kiiresti nagu sina. Ühesõnaga jah, esimesena ilmselt vabandab vahur. See oli ühine. Nii, kumb meist pigem teidiks mitme inimesega samaaegselt? Kamoonia. Mul tegelikult... Kas ma arvan, et sa peaksid ise sellest rohkem rääkima? Ma ei soovi sellest tegelikult rääkida. See ei ole oluline. See ei ole oluline. Lähme edasi. Lähme siit siis edasi. Las ma... Jumal, sa ei kuulnud seda praegu. Ei no, jah. Me kõik oleme teinud elus vigu ja võib-olla vahel natukene teistele haiget ja olnud isekad. Ma ei oskagi muud moodi. Ma väga vabandan kõikide ees, kellele ma olen teinud haiget. Ja ma luban, et ma üritan ennast parandada. See on kõik, mis mul on öelda. Enda kaitseks. Sellest piisab. Aitäh, Ammoonia, me armastame sind sellisena, nagu sa oled. Just täpselt. Sinu vigadega. Ma ei ole paha inimene. Ei ole. See on, mis ma lisan siia tegelikult. Nii, okei. Kumb meist pigem ghostiks kedagi? Vahur. Ma panin Ammoonia. Panid või? Jaa. Ma arvan, me teeme mõlemad seda piisavalt. Jaa. Vahest ei viitsi lihtsalt nagu... No see, vaata, nagu ma olen öelnud, et mul meeldib see hobi korras inimesi nagu närvi ajada. Sa näed, et nad lähevad nii kettasse ja siis tunnedki ära selle mingisuguse asjadele ja siis lasta olla. Aga sa pärast ikkagi räägid veel selle inimesega või enam mitte või? Ikka räägin. Ma mõtlen, nagu ma ikkagi kohustin niimoodi, et inimene jääb mulle kirjutama, aga ma ei vasta mitte kunagi enam talle, vaata.
ei no ma ei tea, ma unustan mingid asjad ära, ma liigun eluga edasi, ma ei viitsi. Noh, mingid asjad mul jäävad ja nagu väga pikk, kui keegi keerab mulle mingi pasa kokku, ma võin teha pikalt head nägu, aga kui tuleb see aeg tõesti nagu ma olen öelnud osadele vendadele, sa keerasid mulle mingi pasa kokku, aga üks päev me kohtume niimoodi, et olen sina ja mina ja siis me saame nagu vestelda. Et paljud ongi ju sotsiaalmeedias ja karjas on nagu üks asi, aga teist et mõlemad oleme siis natuke ghostijad. ma mõtlen, ma naisterahvaid ei ole otseselt nagu ghost inud, lihtsalt ongi võib-olla etapiti on olnud see, et suhtled nii paljudega ja see ei jõua enam lõpuks. Ghosting siis tuleb nagu puhtalt selle pärast, et sul lihtsalt tähelepanu vajub ära. Ja. Tihtipeale niimoodi, et lappad seda mailboxi, siis vaatad, mine pekki, ta on vastanud mulle, vaatad 2 weeks ago. Või siis 2 years ago. Sul on juba 2 years ago seal, lappad allapoole. Jah. Et mingisugused reminderid võiks olla, kas on näiteks Instagrami mailbox umbes niimoodi, et kui sa nagu 48 tundi vasta, siis tuleb mingi meeldetuletus või? Ei, aga vahest näiteks mina panen mingi selle ülevalt chatis filtri peale, et unseen ja siis tulevad kõik sõnumid, mida ma pole isegi avanud. Ja siis ma saan sealt hakata nagu vaatama ja kui sa oled kirjutanud 6 aega tagasi ja ma olen sulle vastanud 6 aega hiljem, see ongi see, et ma lähen sinna ja vaatan, sest et noh, mis siin salata, näiteks sünnipäeval ma pole siiamaani oma õnnitlustele näiteks jõudnud vastata, sest et mul tuli 1 päeva jooksul üle 400 inimese kirjutas mulle Instagramis ja ma olin võistlustel. Ja palun väga vabandust, ma ei ole ülbe ennast täis. Ma lihtsalt ei saanud võimalust kõigile nagu vastata ja elu tuli peale kohe ju järgmine päev oli, ma pidin tööle tulema, kõik asjad, ma pole saanud täna mu esimene vaba päev mingi viimase 2 nädala jooksul. Ja mu hommik on olnud ka nii, sinna, trenni, koju, see, nüüd siia, pärast sinna, veel sinna, food prep, sammud, ja siis vaatan kella perse 8:30 õhtul. Ei no ongi see, et ja see mailbox on nagu ju töövahend ka enne. Mingite aegade kokkuleppimine, see lähebki kuskile kaobki see asi ära nagu. Ma arvan, ma iga päev kirjutab mulle keskelt läbi 50-100 inimest, sõltub päevast. Ma läheks lolliks. Ja, seda on väga raske manageerida. Ma vaata vahest teen päevaseid uinakuid enne, kui mingi öövahetused asjad on. Ja siis ärkad üles vaatad mingi 15 kirja. Siis tekib väike ärevusheire, nagu, mida ma nüüd tegema pean hakkama. Fuck, ma pean hakkama. Ma olen nagu oma sellele muisule ka öelnud, et fuck, okei, ma võtan nüüd aja, ma pean kirjadele vastama. Ja ma ilma asjata ei ole öelnud nagu sellist asja, et ma tahan tunda sellist tunnet, et lihtsalt on mingi moment, kus mitte keegi ei taha minust mitte midagi. Et sul on kogu aeg see nagu eksisteerimise nagu pinge peal. Ja see oli, minul oli terve see eelmise aasta detsembrikuu. Et kogu aeg keegi tahtis sinust nagu... 0 kirja. Nagu sa, no jah, ma saan aru. Ainuke oligi, vaata, meile see nautlejate vestlus on ju. Ühesõnaga ghostimisest siis jõudsime sinna, aga järgmine küsimus. Kumb meist pigem teidiks endast palju vanemaga? Mis ammoonia? Ma olin vahur. Mul on olnud, ma olen teitinud endast palju vanemate naistega. Noh, sa teidid nagu nii. Minule meeldivad endast vanemad mehed, jah, kindlasti. Ei, nagu sul oleks päris imelik. Sul on noorema ikka olnud tegelikult, ära vaneta. Ja kõik on lõppenud sellega, et ma olen nagu, mis asi see oli? Või nagu ükskord, kui ma mõtlesin, et ma sain tüübiga tuttavaks, et ta on mingi 37, 38, siis tuli välja, siis ta oli 24 või? Täitsa lõpp, jah. Ebareaalne. Et jah. Aga mina ikkagi eelistan endast ka vähemalt 10 aastat vanemat. No ma eelistan ka endast nooremat, aga on tulnud ka vanemaid ja ma ei ütle, et vanemad naised kehvemad oleks. Jah, aga miks ma panin ennast, sellepärast, et
ma kindlalt ei date'iks endast nooremaga, absoluutselt, no täiesti out of nagu topic. Vanemaga, mida vanem, seda parem. Et jah. No nii vanad härrad raisk. Vanad härrad. Noored poisid. Aga ikkagi peab nagu säilinud olema hästi, vaata. Lihtsalt, mulle meeldib, vanemal inimesel on juba, tead, mõistus peas, 2 jalaga maa peal, ei sõida katus niimoodi nagu noortel poistel on ja. No jaa, aga kui ikkagi tänapäeval ikkagi 40-ndates meestel ka ikkagi täiega sõidab. Siis... No jaa, aga ma ei tea, kas see on keskekriis juba või? Ei, no see ongi see, et mis eluvalikud nagu tehtud on. Et siuke 35 kuni 42 peaks ikkagi saavutama siukse stabiilsuse. Et sa oledki nagu see stoiline, sa tead, mis teed, sul on endasse usku, endasse enesekindlus. See on nagu okei. Ehk siis sinu mõistes mõni 35-ne võib ka olla juba heas kohas. 35 on ka jah, veel täitsa süüke, et okei. Vaatame, siis on see hull nagu analüüs hakkab pihta, et kuidas on. Aga järgmine küsimus on see, et kes kummest date'iks endast palju nooremaga ja siis ma paneks vahur, jah. Et eelmisele kindlalt mina, sellele kindlalt vahur. Mul on olnud noori rütasid ka. Ei ole üldse ei midagi selles suhtes, et kuidagi meil on vaid nagu noored inimesed on olnud väga, väga tegusad, väga küpsed, väga teadlikud. Et tänapäeva 20-ne või isegi natukene alla võib olla kohati väga samas kohas mentaalselt, füüsiliselt kui 40. Võtame järgmise. Joo. Kummest pigem armuks kellegisse reisil? Kindlalt Amoonia. Ma olen ikka jah veid süke fling, reisifling väikene. Mul läheb ikka armumiseni, läheb ikkagi päris kaua aega. Jah, aga see on ka see armumise ja armastamise vahel on väga suur vahe. See, kui ma kellegiga tutvun, ma olen temast vaimustuses, see ei tähenda kohe, et ma armastan seda inimest. Armumine on hoopis teine asi. Minu jaoks on see niimoodi, et mulle meeldib see nimele. No jah, aga mulle meeldib seda nimetada nii, et ma olen nii armunud. Tegelikult on see lihtsalt nagu mingi, võibki öelda, et meeldib see inimene sulle. Aga ma nimetan seda niimoodi. Ei. Jah. Aga jah, ma arvan, et pigem on see nagu ikkagi sa lähed rohkem käima. Joo, muidugi. Joo, miks mitte, muidugi. Teeme ära. Oi, kumb meist pigem oleks südamemurdja? Amoonia. Ja ütleks ka Amoonia, vana värdjas. Ja, sest et ma arvan, et viimaste aastatega sa oled neid südameid ikka rohkem murdnud, mis sest, et võib-olla inimsuhteid on minul rohkem olnud, aga ma arvan, et rohkematega mina olen nagu headel tingimustel edasi, nagu sõbraks jääd. Jah. Sul on ikka osad vennad on... Natuke dramaatiliselt on olnud neid asju küll, jah. Kuigi miks ma ei saa aru nagu? No ma räägin, et see kasutajaskond, kellega sa nagu oled ennast sidunud, nad on natuke dramaatilisemad. No jah, see juba selgitab. Et fun fact jälle, sõitsime trenni muisuga. Et rääkisime seal, kuidas et fuck, et nagu mehed tõesti enam vist ei ole see nii-öelda tugevam ja domineerivam sugu, sest et juhtivatel ametikohtadel on tegelikult väga palju naisi Eesti mõistes. Poliitikas on juba väga palju nagu tugevaid naisi ja Itaalia peaminister on mingi siuke naine, kes ma arvan, et sööks enamus mehi ära ja Go Italy! Ja siis läksime saali, siis tegime esimest korda seda gymmis seda temaga hack squat'i. Tegime ära, ilusad, korralikud, sügavad. Aastada krääs. Ja ikka pingutas ikkagi juba kui hääl, tema tuleb juba hääl välja, siis see on ikkagi päris hull, muidu on siuke vaikne vaata. Ja siis läksime kõrval seda jalapressi tegema ja siis tuleb üks, ma arvan, et ikkagi temaga võrdlemisi samas vanuses, küll 30-ndates
meesterahvas. Ja sama raskusega ja siis range of motion on seal, vaata see. Ja siis mõtlesin, et näed, siin ongi see, mis me autos rääkisime, vaata. Et nii on. Tavaühiskonnas, tavainimesed, ma ei räägi sportlastest või niimoodi, et tuleb välja, naistel on asjadel püsivust rohkem ja tundub ka, et nagu füüsiliselt üle. Ma tõin näite selle, et ma ükskord läksin koeraga jalutama laagris, siis üks selle man-punniga vend selle skuutriga tahtis meid alla ajada, ma passin nagu mida vittu kõva vend on ja siis jõuan Statoili, siis tuleb üks täistatoveeritud kohe näha jõusaalis käinud naine tsikliga tuleb, vaata ja siis ma passin selline ühiskond. See on õige mees. Et jah, et see naine sööks ära selle mehe selle skuutri seljas on ja. Jah, kahjuks nii on ja. Kuule, aga mul viimane kirjas siin. Nii kurb, see oli nii tore mäng. Aga päris hea ju tegelikult on ju. Tavai, aga teeme viimase ära. Aga kuule, ma annan sulle võimaluse, kas tuleks sul endal ka mingi ruttu mingi siuke kumb meist pigem. Kui ma olen neid küsimusi nagu ette lugenud, siis sul on raudselt mõte kuskile liigub. Kusjuures ei ole, ma olen alati mõelnud selle küsimuse peale. No kui sul, või ma ütlen äkki viimase ära, siis kui sul tuleb mingi üks mingi viimane siuke lõpu siuke boss on ja kumb meist pigem suudab olla kauem söömata? Kindlalt Vahur. Vahur, jah. Sest ma olen neid paasta teinud ikka. Ja mina ei tea, ma 3 tundi pole söönud, siis ma juba olen natuke. Kuigi tegelikult viimasel ajal on ikkagi see, et ma ei mõtle enne söögile, kui mul telefon heliseb. Mul on vaata söögiaed pandud äratusega. Ja vahest ongi, ma olen mingi, annan trenni või midagi järsku, kui hakkab see, mul on see kindel mingi helinain ja hakkab tööle. Vaata söögiaeg, aga ega praegu nagu aega pole süüa, et ma siis pärast poole vaatan, aga see on mul väga aidanud see, et ma ei ole food focused. Muidu on see, et ma ikkagi vaatan kella, et millal mul nagu, millal ma nüüd peaksin sööma. See ongi see suhe toiduga ja iseendaga. Sa oled ka ju ka sellest elust tulnud nagu läbi nende toitumishäiretega, kus toit on olnud midagi muud, mis siin ühiskonnas ka toit on nagu nii suureks puhutud, kuigi toit ei peaks olema nii suur nii-öelda fucking naudingu allikas on ja. Ta on sul, võta seda kui kütet ja see mingi väike protsent naudi on ja. No aga igal juhul sina oled see paastuvend olnud ja mina ei ole neid paaste teinud. Et ma olen mõelnud, et võib-olla peaks proovima, aga siis ma olen nagu... Sul tuleb jälle prep peale, see ei saa. Sul peab olema nagu dialed in. Mina ka praegu ei saa teha, sest et nagu... Treeningu see... Ma tunnen kohe, kui... Ei, praegu on nagu ilusti paigas olnud ja ma tunnen, et mul tuleb nagu päevast jõudu juurde. 1,5 kilo on praegu alla läinud, mis ongi täitsa normaalne, et esimene kuu läheb novembri lõpuks, ma arvan, ma olen kaalus, mul on samm kerge, pults on juba alla läinud, kõik on... Kuule, meil on sama palju siis kaal kukkunud, mul on ka 1,5 kilo umbes läinud. See on jumala okei. Jaa, aga tegelikult ongi, öeldakse, et 2 kuuga või ühe kuuga 2 kilo umbes läheb ja täna me alustasime 1. oktoobrist, täna on 25, meil on veel 6 päeva aega. Ma arvan, et 2 tuleb kindlasti, ma arvan, et mul isegi tuleb rohkem. Sest, et, nii, et me väga õiges tempos. See ongi normaalne ja pole midagi nagu see rasket olnud. Ma olen teinud ühe menüüvälise söögi, mis oli armuudu. Mis on kanasast lõkk on ju. Ma võtsin lihavalik 2 ja tee ja muud mitte midagi. Seal on juurikad ja liha. Ja see oli nagu fantastiline 2 nädala pärast uuesti. Mina olen 100% dialed in olnud, ma pole ühtegi mingit asja, vara veel ka ja... Ma olin 12 tundi tööl niimoodi, et eelmine vahetus jättis ühe barbelsi batooni laua peale. Ja sa passisid seda seal 12 tundi? See oli ja järgmine vend tuli ja tema sõi selle ära. Keegi võiks plaksutada. Tubli. Mul ei tule praegu ühtegi küsimust, sest me küsisime nii kõik asju ära. Okei, siis on nii. Mõnus. Mulle väga meeldis see mäng. Ma isegi mõtlesin korra enne, et ma oleks pidanud panema võib-olla Instagrami ka selle boksi, et andke meile neid... Ei, me oleme
Q&A-sid teinud, vaata. Nojah, aga et pange lihtsalt mingeid mõtteid, et mis me võiks. Kuna me nägime nende siltidega vaeva, siis Ilmselt tuleb veel südamängu või? tuleb veel. Jah. Ma arvan küll. Jah, jätame need alles. See oli päris hea. Äkki me saame totali täitsa uued küsimused. Jah, ma jätan siis selle ka alles, et siis on nagu see mäletame, mis oli. No see oli väga jah, mõnus, mulle meeldis. Jah, sõbrad võite ka kirjutada, mis te oleks tahtnud küsida. Siis me, kui me neid küsimusi saame uuesti kokku, siis me teeme uuesti selle. Jah. Ühesõnaga, mis me ikka siin pikalt siis plägame. Me loodame, et kuulate episoodi, teile meeldib ja spoiler alerdiks võime öelda, et järgmine episood tuleb mingi muu, aga siis me teeme võistluste recap'i ja loodame, et saame endale külalise kellegi, kes meiega siis koos arutab. Keegi, kes on fitnessis, siis ka selline. Ja meil on veel külalisi tulemas teemadega, mis on väga päevakohased. Ehk siis suhtleme, paneme aegu paika, külalistega on üldse alati see aegade paika saamine. Aga recap'i tahaks kohe peale Tartu võistlusi teha. Purki. Ja jah, selles suhtes, aga hoidke silmad lahti. Mänk, ulakas kaunitar. Loosin mänk, osalege, sest et jah. Tasub osaleda. Muidugi. Davai, aga seniks. Tšau. Aitäh.